võtan ise ka lonksu. Ja läheme siis teele. Ja salvestame. Ups. Tere tulemast kuulama ja vaatama taaskord Häädemeeste seltsimaja podcasti Hääd inimesed. Ja täna esimest korda me ei kutsu teid mitte ühelegi sündmusele, pigem sellisele väikesele rännakule, sest meil on külla tulnud Häädemeeste keskkooli uus koolijuht Marika Merirand. Tere, Marika! Tere kõigile! Ja enne veel, kui ma lähen teema juurde, siis ma lihtsalt tahangi tänada sind veel kord selle eest, et sa oled siia tulnud sellisel väga kiirel perioodil, nagu on see kooli algus niikuinii ja veel rääkimata sellest, et esimene siis aasta sinul Häädemeeste koolis. Tänan kutsumast. Marika, räägi mulle oma lugu. No, minu lugu on juba päris pikk lugu. Et kõigepealt võib-olla ma alustan sellest, et miks ma siia Häädemeestele tulla tahtsin, miks ma koolijuhiks kandideerisin. Et Häädemeeste kool on väga hea kool. Ma olin ka varem juba teinud Häädemeeste keskkooliga koostööd, nii olümpiaadide kui ka õpetajate ja eriti tihedat koostööd õppejuhiga seoses õppetööga. Ja Häädemeestel on ka väga ilus loodus. Et ma ise tegelikult olen sündinud ka umbes sarnase loodusega paigas, mitte küll Häädemeestel, aga Varblas, kus on ka meri ja männimets. Nii et. Ja olen siis tegelikult oma keskhariduse olen omandanud Pärnu Koidula gümnaasiumis. Edasi siis läksin õppima Tartu Ülikooli. Lõpetasin seal inglise filoloogia, inglise keele ja kirjanduse õpetajana. Ja hariduses alustasin siis Pihta õpetajana. Ja edasi siis läksin ülikooli õppima 2 aastat veel koolijuhiks edasi. Ja siis töötasin ka 5 aastat koolijuhina ja õpetajana on mul suurepärane võimalus olnud tegelikult töötada kõikides erinevates vanuseastmes õpilastega. Et olen siis kokku pannud erinevaid õppeprogramme ja õppematerjali alates lasteaiast kuni täiskasvanuteni välja, õpetades siis erinevatele vanusegruppidele inglise keelt. Ja siis viimased 5 aastat töötasin siis koolijuhina ja siis oli minu elus täielik kannapööre. Et otsustasin kandideerida rahvusvahelisse ettevõttesse personalijuhiks, osutusin valituks. Tegemist oli siis sellise rahvusvahelise ettevõttega, mille peakontor asus Soomes. Ja kuna osutasin valituks, siis asusingi tööle personalijuhina. Tegemist oli täiesti teise valdkonnaga, tegemist oli elektroonikatööstusega. Et see oli koht, kus minul oli hästi palju õppida. Me siis koos meeskonnaga ehitasime selle Pärnu tehase üles. Et alustasime siis mõnekümne töötajaga pihta ja parimatel päevadel oli siis ettevõttes 350 töötajat. Ja see ettevõte siis tegutses 8 aastat Pärnus ja siis tehti otsus, et viiakse ettevõtte üle tootmine Hiinasse. Nii et siis meil oli ka suurepärane võimalus see ettevõtte tegevus siis kokku tõmmata. Nii et üks suur õppetund, kuidas nagu alustada ja kuidas lõpuni minna. Ja seejärel siis tehti mulle ettepanek teise rahvusvahelisse firmasse, kus siis oli juba üle 600 töötaja personalijuhina ja seal ma siis olin 3,5 aastat. Nii et 11,5 aastat haridusest eemal, aga minu süda oli kogu aeg kuulunud haridusele ja ma olin alati kogu aeg mõelnud, et ma kunagi tulen haridusse tagasi. Ja siis ma mõtlesingi peale seda 11,5 aastat, et äkki nüüd ongi see aeg. Et peaks vahetama ametit ja peaks haridusse uuesti tagasi. Ja elu kinkiski mulle võimaluse, et minuga võttis ühendust siis Paikuse kooli endine direktor ja ütles, et kas sa ei taha tulla, et meil on vaja inglise keele asendusõpetajat. Et kuna õpetaja on puhkusel, lapsepuhkusel, siis äkki sa tahad tulla asendama? No loomulikult mina tahtsin. et õpetaja tööga alustamine oli suurepärane võimalus minu jaoks tegelikult viia ennast jälle hariduses toimuvaga kurssi ja samas nautida ka siis seda, et sa ei ole juht, vaid sa oledki õpetaja. Et see oli üks ütlemata tore aeg.
et 3,5 aastat ja siis ma tundsin, et ma võiksin hariduses edasi liikuda ja siis avanes mul võimalus edasi kandideerida Sindi gümnaasiumisse, nemad otsisid õppealajuhatajat, kandideerisin, osutusin valituks ja viimased 4,5 aastat enne Häädemeeste keskkooli asumist töötasin ma siis Sindi gümnaasiumis õppealajuhatajana. Ja nüüd oleme jõudnud tänasesse päeva. Ja nüüd oleme Häädemeeste keskkooli jälle tagasi jõudnud, et tegelikult et nagu ma juba ütlesin, et elu on kinkinud mulle võimalusi töötada erinevatel ametikohtadel, aga ma pean ütlema, et see koolijuhi töö on mulle olnud kõige südamelähedasem ja see, mida ma ise tunnen, et ma väga-väga tahan teha. No ma kuulengi seda, et sul on olnud selline päris sujuv teekond ja nagu sa ütledki, et kogu aeg on nagu need võimalused tulnud, et ju sa siis oled sattunud nendesse kohtadesse, kus sa sel hetkel olema pidid. Aga, ja sa vastasid mul peaaegu kõik küsimused ära, mis ma olin ette valmistanud, aga see ei tähenda seda, et ma kohe su ära lasen, vaid et ma korraks tahaksin tulla päris algusesse tagasi, et peale keskkooli sa läksidki kohe õpetajaks õppima. Et kas sa seda veel mäletad, et kuidas selline soov oli, et minna õpetajaks? No mul oli lapsena tegelikult 2 soovi. Üks oli õpetaja ja teine oli arst. Aga siis kuidagi koolis sai ka ju õpetajate päeval sai ametit proovida ja siis nagu oli see selgus sel hetkel, et võiks õpetajana proovida. Ja ka nüüd tegelikult paari päeva pärast ongi õpetajate päev, et see võib olla ka siis selline hetk, kui mingid noored praegu koolis avastavad, et tahaks ka õpetaja olla, et milline on see hea õpetaja siis, kes on eeskujuks ja inspiratsiooniks noortele? No ma arvan, et õpetajal on tegelikult hea õpetaja on see, kes jõuab õpilaseni, et see on kõige olulisem. Et õpetajale on olulised kindlasti ainealased teadmised, aga palju olulisem on see, kuidas ta suudab neid õpilasteni viia. Et ainuüksi need teadmised ei kõneta, vaid need tuleb suuta ka õpilasteni viia. Ja kui jõutakse õpilaseni, siis õpetaja võib oma tööga rahul olla. Et ma võin siia rääkida ühe väikese loo enda kogemusest õpetajana, mis mul oli väga-väga meeldiv üllatus selle aasta suvel, et ma olin kaubanduskeskuses ja minu kõrval oli äkitselt üks 2-meetrine noormees. Ja ta ütles mulle tere, mina teda muidugi ei tundnud ja ta ütles, et arvatavasti teie mind ei tunne, aga teie olite minu inglise keele õpetaja Paikuse koolis. Ja siis meil arenes selline soe ja sõbralik vestlus, kuidas temal läheb ja mis on tema edasised plaanid. Et sel hetkel ma tundsin, et ma olin nagu õpetajatöös midagi õigesti teinud, et ma olin suutnud sellele noorele inimesele meelde jääda. Ikkagi möödas oli tegelikult juba ju 4,5 aastat sellest. Et ma arvangi, see ongi hea õpetaja, kes suudab õpilaseni jõuda ja keda õpilased ka aastate pärast mäletavad ja kelle juurde nad julgevad tulla ja julgevad rääkida ja kõnetada. Ma olen sinuga täiesti nõus ja nii hea on kuulda seda, et sul selline mõte on selle kohta. Sa rääkisid ka seda, et sa oled sarnasest kohast nagu Häädemeeste pärit, Varblast siis, et milline oli su lapsepõlv seal Varblas? No ega see väga pikk seal Varblas ei olnud, sest kui ma olin 9-aastane, siis me tegelikult kolisime ära Pärnu linna. Aga lapsepõlv oli väga tore ja rõõmus, sest hästi palju aega sai just õues veeta ja seal kena looduse keskel olla. Nii et ja sa ütlesid ka, et sul on varasemalt koostöökogemus just nimelt Häädemeeste keskkooliga, aga milliseid seoseid sul veel Häädemeestega on või mälestusi, kogemusi? Ega ma väga palju siia sattunud ei ole. Mõnikord ikkagi olen siit läbi sõitnud, siit saab ju Lätti edasi sõita, nii et ei pääse sellest. Ja, et mul on tegelikult väga soojad ja sõbralikud kogemused või mälestused sellest ja ma pean ütlema, et ma olen ikka veel väga-väga tänulik, et mulle see võimalus anti asuda tööle koolijuhina Häädemeeste keskkoolis ja ma pean ütlema, et siin on väga soojad ja sõbralikud inimesed. Et mul ei ole siiani selle esimese töökuu jooksul veel ühtegi sellist negatiivset kogemust olnud. Et see on tõesti
väga-väga tore ja ma kogu aeg tunnetan seda, et see on niisugune armas, sõbralik ja väike kogukond, kes hoiab kokku. Võin kinnitada, et nii see kipub olema küll. Aga sinust veel, tegelikult minu laps tuli ka esimesse klassi see aasta, nii et ma juba natukene teadsin sinu tausta nii palju, kui sa meile lastevanemate koosolekul rääkisid ja minu jaoks hästi huvitav oli see idee, mida sa soovid Häädemeeste koolis huviringina viia läbi, ingliskeelne näitering. Jaa, et sellega ma olen nüüd jõudnud juba alustada, et meil eelmisel nädalal oli esimene kokkusaamine, et inglise keele näitering on see, mida ma olen teinud juba palju aastaid tegelikult oma töös ka eelnevates koolides, aga me alustasime Häädemeestel pihta eelmisel nädalal ja võtsime kätte ühe jõulunäidendi, et hetkel olid siis 3. klassi lapsed, kes olid need kõige suuremad huvilised ja jagasime siis ära juba osad ja ma väga loodan, et jõulude ajal on võimalik siis seda näidendit ka näha. Inglisekeelse näidendi pealkiri eesti keeles siis kõlab Printsess ja jõulud. Väga ilus. Ma just mõtlesingi, et kui lihtne on kaasata noori esiteks praegu näiteringi, kui ei ole sellist kultuuri juba koolis sees. Ja et millises vanuses need noored on, aga siis pigem selline väiksem vanuserühm, kes just alustas inglise keelega. Ja praegu ühesõnaga sai valitud 3. klass, kuna oli registreerimine ja kõige rohkem soovijaid oli 3. klassist, siis me praegu, aga ma väga loodan, et kui me saame edasi tegutseda, et siis on ka vanemastme õpilased, kes huvi tunnevad ja mul on päris mitu niisugust põnevat näidendit tagataskus, mida võiks ära lavastada ja mida võiks just vanemastme õpilastega teha. Et õpilased on tegelikult väga-väga põnevil ja see esimene kord oli väga-väga armas ja tore, et isegi nad ei tahtnud ära minna, kui meil ring ära lõppes. Nii et ma loodan, et neile väga meeldis ja et meil saab olema väga-väga tore. Et ma ei ole kunagi nagu seadnud eesmärgiks seda, et keegi peaks väga hästi inglise keelt oskama, vaid see ring ongi hea võimalus just arendada oma inglise keele oskust, oskust, mida elus tegelikult kõigil meil läheb vaja. Jaa, kindlasti. Kas see näitering annab natukene aimu ka sinu enda hobidest? Eks ta ikka annab aimu nendest hobidest, et kindlasti see inglise keel, et ma olen alati õpilastele öelnud, et õppige keeli. Tegelikult ka minul see suurepärane kogemus, see 11,5 aastat töötada rahvusvahelises keskkonnas, et meil oli ju suhtlus seal ka tehased olid Hiinas, Ameerikas, Inglismaal, Poolas, igal pool maailmas laiali, et keel on see, mis annab tegelikult võtme maailma ja suhelda kõigi inimestega, et see on nagu suurepärane võimalus. Aga teistest hobidest rääkides veel, kuna teema läks hobidele siin, et olen päris palju aastaid tegelenud rahvatantsuga ja mis mulle veel vabal ajal meeldib teha, no käsitööd ma olen teinud. Viimasel ajal küll kahjuks ei ole selleks enam aega jätkunud ja ei ole nii väga päevakorral, aga rahvatants on see, mis on südamelähedane olnud ja mulle meeldib kuulata muusikat vabal ajal, eriti klassikalist muusikat. Tead, mul tekkis praegu selline mõte ka seoses rahvatantsuga, et kas ma võin küsida, kus sa üldse elad praegu? Praegu hetkel ma rahvatantsuga ei tegele enam, aga ma elan Pärnus tegelikult. Et Pärnu on sinu kodu? Pärnu on praegu hetkel minu kodukoht, jah. Aga läheme siis kooli, sa juba ütlesid, et tegelikult sul on väga head kogemused seal senised. Siiski ma kujutan ette, et sellisesse, ütleme ikkagi, et uute või isegi võõrasse keskkonda sisse sulandumine ja kollektiivi tulemine, kus on nii pikaajalised suhted juba loodud, on küllaltki väljakutsuv. On see selline rutakas eeldus või kuidas sul see kogemus on olnud? Eks esimene kuu on parasjagu töine kindlasti olnud ja sisseelamisega kulub rohkem aega, kuna keskkond ei ole tuttav. Aga ma pean veel kord kordama, et kõik mu kolleegid on olnud väga soojad ja sõbralikud ja ma igapäevaselt tunnetan seda toetust kolleegide poolt, et kui ma midagi ei tea, siis ma saan alati küsida või siis nad tulevad sõbralikud ja tuletavad mulle meelde neid asju. Seda on väga hea kuulda. Sa ennem ütlesid ka seda, et vahetult enne Häädemeeste koolis olid Sindi gümnaasiumis õppelajuhataja. Ja kas sa tead sellist asja, et meie seal kohtusime muuseas? Nii et mul oli selline nagu kuklatunne, et äkki me oleme kohtunud, kui ma sind kohtasin.
ja eile õhtul ma vaatasin veel üle, et meil on tõepoolest olnud meilivahetus, ma käisin seal kevadel noortele ühte vaimse tervise teemalist loengut tegemas ja sina võtsid mu vastu seal. Ahah. Ja kui ma seal koolis käisin, siis ma nägin, et kool tundus hästi kena. Esiteks juba, et selliseid teemasid seal käsitletakse avalikult, ma nägin ka, et olid peaasi postrid üleval. Ja sa otsustasid ikkagi tulla Häädemeestele. No põhipõhjus nagu oli see, et ma lihtsalt tahtsin edasi liikuda. Et nagu ma ütlesin, siis kõige südamelähedasem on mulle koolijuhi töö ja see võimalus Häädemeestel avanes ja seetõttu ma otsustasin ka tulla Häädemeestele ja koolijuhiks kandideerida. Ja koolijuhiks sa ka said. Kindlasti paljusid huvitabki see, et milline on siis uue koolijuhi visioon meie Häädemeeste keskkoolile? No see visioon on juba enne mind ilmselt paika pandud, et minu nägemus sellest koolist on tegelikult, et see on selline kvaliteetset haridust pakkuv kogukonnakool, kus arvestatakse iga õpilasega ja kus on selline soe ja sõbralik keskkond, kuhu igal hommikul tahavad kooli tulla õpilased ja tahavad tööle tulla õpetajad ja koolitöötajad. Et selline kool. Aga mis puutub nendesse kõige suurematesse väljakutsetesse, siis meil on vaja selle aasta lõpuga valmis saada ka uus arengukava, kuna Häädemeeste keskkooli arengukava on kehtiv ainult selle aasta lõpuni, siis seisab meil ees tegelikult uue arengukava tegemine. Viimased paar aasta lõpuni jäävad kuud on selleks jäänud, et aeg on küll lühike, aga tegelikult on see suurepärane võimalus kõikidel siis kaasa rääkida ja panna just sellised arengusihid paika, millist kooli me siis ühiselt siin Häädemeestel tahame teha. Ja seda arengukava luues, milliseid aspekte siis silmas peetakse? No minu plaan on see, et kõigepealt me siis katsume kuidagi analüüsida seda eelnevat perioodi, kaasates siis neid töötajaid, kes on siin siis eelneva perioodi jooksul töötanud, et teeme selle analüüsi ja vaatame, mis see analüüs meile näitab ja kindlasti siis kaasata nii hoolekogu, lapsevanemaid kui õpilasi, kui õpetajaid ja panna need uued siis tegevused ja eesmärgid paika, mida me siis arengukavas tahame ellu viima hakata edaspidi. Väikeste koolide puhul on alati see, et õpilasi on vähe. Kas mul on õigesti meeles, et Häädemeeste koolis oli 170 õpilast? 171? Meil on 172 õpilast, 144 on põhikoolis ja 28 on hetkel gümnaasiumis. Kindlasti üks väljakutse on siin ka selle gümnaasiumi või keskkooli osa säilitamine, et see on kindlasti üks väljakutse ja õpilaste juurde saamine. Et praegu on küll väga rõõmustav seis meil keskkooli osas, et kuna 10. klassis alustas 15 õpilast ja lõpetamas on ainult 4 12-ndikku, nii et ma väga loodan, et see õpilaste arv suureneb meil järgmisel õppeaastal, aga kindlasti on vaja selle keskkooli osa teemadega edasi tegelda, et mida me siis võiksime pakkuda, et saada järjest rohkem õpilasi keskkooli osasse juurde. Et mõned ideed ja asjad on ka juba peast läbi käinud, aga olen suhelnud ka vilistlaskogu juhatuse liikmega sellel teemal, aga ma arvan, et praegu on liiga vara lihtsalt neid mõtteid veel välja käia, et eks kui nad on juba vähe küpsemad, eks me siis kindlasti anname nendest teada. Hästi, siis ma selle kohta edasi praegu ei päri. Aga koolil on kindlasti väga-väga suur roll sellel, et tõsta kooli atraktiivsust, aga ka tegelikult kogukonnal ja sellel kõik, mis toimub kooli ümber. Mis sina arvad, et mida võiks teha nii kool kui ka kogukond selleks, et inimesed, õpilased tahaksid siia Häädemeeste kooli jääda ja tulla? No ma arvan, et esimene on ikkagi see koolikeskkond, mis on, et see peab olema soe ja sõbralik ja kõigil peab seal hea olla olema, et siis õpilased tahavad ja siis nad on valmis ka oma sõpru sinna kutsuma. Ja kindlasti tuleb teha koostööd, et kogukonnaga ka, et võimalikult palju ühiselt
teha üritusi näiteks, siis erinevates ettevõtmistes kaasa lüüa, et mõned koostöömõtted on mul ka juba peast läbi käinud, aga ma ei ole jõudnud erinevate osapooltega veel ühendust võtta, aga seda ma kindlasti teen, nii et see selline tihe suhtlus, koostöö, et see on kindlasti see, mis viib edasi, ma arvan. Ja mis paneb ka, mis tõstab kooli atraktiivsust ja kindlasti ka õpilasi tulema kooli, sest tegelikult meil on ju selline mõnus, just paraja suurusega väike maakool, kus on selline soe ja sõbralik õhkkond, et ma ise olen, nagu ma ütlesin, olen lõpetanud Koidula gümnaasiumi ja olen õppinud 1200 õpilasega koolis, et ma tean väga hästi, missugune suur väärtus on tegelikult sellisel väikesel maakoolil, et tegelikult meie tublid õpetajad jõuavad tõesti iga õpilaseni. Ja see on tänapäeval väga suur väärtus tegelikult. Jaa. Ma praegu ju lihtsalt jäin mõtlema seda, et mitte kõlada nagu negatiivselt. Aga sa ütled seda, et meil on selline väike koolikeskkond, see on soe, see on sõbralik, õpetajad jõuavad kõikide õpilasteni ja ma nõustun, et see nii on. Aga ei saa ju alati väita, et kõik on nüüd tipp-topp korras ja see on parim keskkond, mille me oleme saanud luua. Et kas on midagi, mida saab veel teha, et õpilased tunneksid ennast koolis hästi? Lihtsalt mitte nüüd Häädemeeste koolist rääkides, vaid üleüldiselt, et õpilased on väga suure pinge ja stressiga praegu. Seda näitavad lihtsalt uuringud üle Eesti, just õpilaste vaimse tervise uuringud. Et kuidas saab luua neile sellise keskkonna, kus nad tahavad olla, kus nad tunnevad ennast turvaliselt ja hästi? No ma arvan, et alati saab asju paremaks teha ja alati on ju väljakutseid olemas, et neid on igapäevaselt kindlasti. Aga minu üks mõte on see, et küsida seda otse ka õpilastelt ja üldse, et kaasata rohkem kogu kooli tegevustesse õpilasesindust. Et mul on plaanis õpilasesindusega, nüüd on uus õpilasesindus meil paika saanud, mul on plaanis nendega kohtuda ja siis rääkida neile nendest mõtetest, mida ma siis nagu ootaksin, et ma ootaksin ka nende poolt selliseid häid ettepanekuid, kuidas seda koolikeskkonda paremaks muuta, mis neid häirib, mida me saaksime koos teha ja samamoodi, et nemad tunneksid ka seda, et see on kõigi meie kool tegelikult. Et me üheskoos tegelikult saame need asjad lahendada, ka probleemid lahendada ja teha seda koolikeskkonna veelgi paremaks. See on väga tore mõte. Aga täpselt nii, et kool ju ei ole ainult õpilastele keskkonnaks, vaid ka väga paljudele töökeskkond. Et kuidas siis õpetajaid hoitakse ja et ka õpetajaid tuleks juurde, sest nagu igas koolis ja eriti maakoolides on õpetajate puudus ikkagi ka, et kuigi Häädemeeste koolis ma saan aru, et on ikkagi kõik õpetajad praegu olemas, aga et ka tulevikus sooviksid head õpetajad siia tulla. Meil on jah tõesti väga-väga vedanud Häädemeeste keskkoolis, sest see oli küll nüüd väga positiivne, et kui ma alustasin, siis kõik õpetajad olid olemas. Et meil on jah väga tublid õpetajad. Ma arvan, et ka õpetajatele tuleb luua selline töökeskkond, kus nad tunnevad ennast väärtustatuna ja motiveerituna. Et see on minu kui koolijuhi ülesanne seda koos nendega luua ja seda ma plaanin ka neile pakkuda ja et neil oleks, kui õpetajad on igapäevaselt rahul, siis kandub see üle ka õpilasteni. Nii et see on tegelikult ülioluline õpetajate poole pealt. Mis puutub Häädemeeste keskkooli õpetajate järelkasvu, siis ma pean tunnistama, et meil on praegu ka, täna just vaatasin erinevaid õpetajate vanuseid, lõin lihtsalt enda huvides nagu kokku, et mis vanuses, et meil on tegelikult Häädemeeste keskkoolis väga palju erineva vanusega õpetajaid, on ka noori õpetajaid ja hetkel on meil seis selline, et 2 noort õpetajat omandavad ka magistrikraadi, nii et järelkasvu noorte seast on ka tulemas. Et jah, selles mõttes, et meil on nagu õpetajatega väga-väga hästi.
Ja mis oli veel väga hämmastav, et õpetajate kaader on ka väga-väga püsiv Häädemeeste Keskkoolis olnud, et see oli minu jaoks üllatus, kui ma 1. septembri aktusele andsin tööjuubeli tänukirju kätte, siis ühel õpetajal täitus lausa 50 tööaastat Häädemeeste Keskkoolis ja 2 õpetajal 40 aastat, nii et see on tõesti aukartust äratav arv tegelikkuses. Jaa, nüüd sinust kui koolijuhist veel, et sa ütlesid, et sul on väga pikaajaline kogemus rahvusvahelises ettevõtluses, et mida sa tood oma ettevõtluskogemusest siis koolijuhi kogemus? No see ettevõtluskogemus oli minu jaoks, ma sellest esimest korda sain aru, mida ma kaasa nagu võtan, et kindlasti selle inglise keele praktika, sest see 11,5 aastat oli minu igapäevaseks töökeeleks tegelikkuses inglise keel, lisaks eesti keelele siis veel. Ja teine asi, mida ma sain aru siis, kui ma uuesti haridusse ja Paikuse kooli tööle tagasi läksin, siis ma sain aru, et kogu see digivahendite kasutamine, et sel ajal algas siis koroonaaeg pihta ja vaja oli hakata kasutama videotehnikat õpetajate poolt, et viia läbi videotunde. Ja siis ma mõtlesin, et mind on elu juba ette valmistanud, sest minu jaoks oli see 11,5 aastat minu igapäevane töö, sest meil toimusid videotehnika vahendusel rahvusvahelised konverentsid igapäevaselt, nii et minu jaoks oli see nagu läbikäidud etapp. Et see oli üks väga-väga väärtuslik kogemus, mida ma selle perioodi vältel sain. Nii et Zoomis olid vana kala juba? Jaa, Teamsis ja Zoomis ja et jah, tegin ka õpilastega erinevaid esitlusi ja kõiki proovisin kasutada erinevaid asju, mida ma siis enne olin kasutanud nende süsteemide vahendusel tunde läbi viies. Ja nüüd ma juba vaikselt liigun ka kuulajate küsimusteni, mis siin on tulnud ja millele sa tegelikult oled vastanud juba ka, nagu ma arvasin, aga veel kord konkreetselt, et kas on ka plaanis mingi uuendus keskkoolis läbi viia, Häädemeeste Keskkoolis siis? No ma arvan, et sellest kõigest on vara veel rääkida, et esimene samm ongi see, et koos seda arengukava koostama hakata ja kõigepealt viia ennast põhjalikult kurssi olemasolevaga ja siis saab alles hakata uusi asju kavandama, nii et ma arvan, et sellest on hetkel vara rääkida veel. Jah, aga sellest vast mitte, et milline õpilane sa ise koolis olid ja kas sul on jagada mõni meeldejääv seik oma kooli ajast? Ei, mina olin väga hea õpilane koolis tegelikult ka, et tegelikult ma lõpetasin põhikooli ja ka gümnaasiumi ainult hinnetega 5. Nii et aga seika, nüüd sellist lõbusat seika, no ikka igasuguseid asju sai. Tegelikult tuleb meelde küll põhikooli ajast. Et põhikooli ma siis käisin Raeküla koolis, et praegu on seal lihtsalt Raeküla selts vist tegutseb seal vanas majas, et minu koolimaja oli päris mitmeid aastaid see hallmaja, kui Pärnu linna sisse sõita. Ja ma mäletan, et ma ei mäleta, mis klassis ma käisin, aga ma olin korrapidaja. Ja sel ajal meil oli üks selline hästi tore eesti keele õpetaja, kelle tunnis siis nagu sai nalja teha. Ja meie klassi poisid siis kunagi olid meil sellised plastmassist kammid ja nad panid need põlema, nii et seda nimetati tossupommiks. Ja siis ma mäletan, et kuna mina koos oma pinginaabriga olin korrapidaja, siis kutsuti meid direktori juurde ja hakati uurima, et kes need tossupommid sinna paigaldas. Nii et ja siis ma mäletan seda vestlust seal. Andsid ülesse? Ei. Ei andnud selles mõttes, et jah, nii see läks. Sõprus oli tugevam kui... Jah, et ma arvan, et need õiged tegijad leiti teiste vahenditega üles. Nüüd on siin selline väga põnev küsimus. Kui te saaksite kutsuda õhtusöögile 3 inimest, ükskõik mis ajastust, nii elavate kui lahkunute hulgast, siis kelle te sinna kutsuks ja miks? 3 inimest kutsuda. No ma kutsuks Pipi kõigepealt, ma arvan, et
ma arvan, et mul on mingisugune hingesugulus Pipiga et üks oleks Pipi. Võib-olla siis tegelikult väga sümpaatne on meie praegune president Alar Karis, et temaga võiks rääkida sellistel tõsisematel teemadel. Ja kolmas veel. Äkki lauljatest siis Anne Veski. Tal on hästi pikaajaline kogemus, laval olemise kogemus, eks koolijuhil läheb ju ka seda vaja, et kuidas esineda ja laval olla. Tundub nagu huvitav õhtusöök tulemas, eriti kuna seal on Pipi. Juhuslikult lugesin Pipi raamatut hiljuti oma lastele ja Pipi oli küllaltki selline tavaline koolilaps, kui mõelda tänastele lastele, et ta oli ikkagi igal pool põrkas ringi. Ja kooli tema ju ei jäänud, sellepärast, et temale see ei sobinud, nii nagu seal tehti. Et kuidas nende tänaste Pipidega koolis lood on? Noh, eks koolis on ikka igasuguseid lapsi, et selles mõttes, et ma arvan, et selline rõõmus meel ja lapsemeelsus võiks ka koolis alles jääda. Et see on ääretult oluline. Et rohkem on seda muidugi väiksemate laste ja õpilaste hulgas, aga selline rõõmus meel võiks koolis säilida. Ja hea huumorimeel tuleb ka kindlasti kasuks. Et võiks seda ikkagi julgustada oma sisemist... Lapsed võiks saada ikka koolis jääda ka iseendaks mingil määral, nii et see on väga oluline tegelikult. Et neilt seda rõõmu ära ei võetaks. Jaa, ma nõustun sellega ja ma loodan, et see võetakse endale nii-öelda heaks selliseks soovituseks. Aga anna meile ka kultuurisoovitusi. Mõni etendus, raamat, film, muusika. Sa ütlesid, et sulle meeldib ka muusikat palju kuulata. Jaa, klassikalist muusikat, et ma ei ütleks mingit eelistust, vaid mulle lihtsalt meeldib, et kui ma üksinda olen näiteks kodus, et siis ma panen hästi kõvasti, mulle meeldib hästi kõvasti kuulata klassikalist muusikat. Et väga-väga erinevat muusikat, et ma ei ütleks siin mingit eelistust nagu välja. Aga teatris mulle meeldib ka käia, et viimased etendused olid suveetendused, millele ma jõudsin, et tegelikult üks hobi, millest ma ei rääkinud, on veel reisimine. Et mulle meeldib väga-väga reisida. Et sellel suvel oli mul väga suurepärane võimalus lausa käia kahes välisriigis, nii Albaanias kui Madeiral. Et Madeira on selline riik, mis murdis mu südame tegelikult ja kuhu tahaks ikka ja jälle uuesti tagasi minna. Nii et saime siit hoopis reisisoovituse. Võib ka nii võtta. Marika, mida sa veel sooviksid lisada enne, kui me läheme oma päevaga edasi? No eelseisva õpetajate päeva puhul ma tahaksin kõikidele õpetajatele soovida tugevat närvi ja vastupidavust nende raskes töös, aga tegelikult on, nagu ma juba ise ka siin rääkisin, tegelikult on selles töös ka väga palju rõõmu. Ja õpilastele, et neil see uudishimu ikka alles jääks ja et nad julgeksid küsida ja pärida ja siis nad saavad ka uusi teadmisi ja ei ole vaja karta ka eksida, sest me kõik oleme inimesed ja aeg-ajalt eksime. Ja, ma ise ka tahaks alati nagu julgustan oma lapsi, et see on okei, kui läheb valesti, et võib eksida. Just. Aga nad kipuvad seda. Ei julge veel. Aga ma tõesti veel kord tänan, et sa tulid, et mul oli küll väga tore kuulata sinu mõtteid ja ma usun, et Häädemeeste keskkoolil on väga vedanud, et on tulnud selline tore, lahke, heatahtlik koolijuht. Ja ma usun, et need mõtted, mis praegu veel küpsevad, et need saavad ka ilusti täide viidud. Ma väga tänan kutsumast ja ma omalt poolt olen küll praegu väga motiveeritud ja valmis kõik selleks andma, et Häädemeestest jätkuvalt oleks väga-väga hea kool. Ja me anname sulle ka killukese Häädemeestet siit kaasa. Näiteks Treimanis on astelpaju kasvatus ja siis Treimani marjadest valmistatakse sellist astelpaju täismahla ja selle mahlaga on muuseas siuke tore lugu, et ma just käisin oma Austria sõbrannal külas ja tema ütles, et ma tooksin talle 4 pudelit seda. Nii et see on rahvusvaheliselt menukas. See on juba ära proovitud rahvusvaheliselt, nagu ma aru saan. Ja
lisaks ka sellised käsitööšokolaadid, mis on siis samuti astelpaju ja õunaga ja neid siis saab näiteks Agipoest ja Treimannist. Nii et need on sinule ja tänan sind ning väga tegusat kooliaastat siis. Ma väga tänan.